Ma räägin kõigepealt lühidalt, milleks on Jumal lasknud kirjutada piiblit või piiblit. Piibel tähendab tegelikult seda raamatukogu, et kõik need piiblis kirjutatud prohvetite kirjad sümboliseerivad tegelikult kogu inimkonna vaimset edasiarengut. Ja selleks, et inimestel oleks kusagilt võimalik lugeda ja sellepärast ongi, et kõige alguses on kirjutatud, et Jumal lõi taeva ja maa oli tühi ja paljas ning pimedus oli sügaviku kohal. Ja Jumal ütles, et saagu valgus ning valgus sai. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et maal mõtleb Jumal inimese intellektuaalsust, tema mõistuse tasandit, mis oli elutarkustest tühi või nagu ongi kirjutatud, et niikaua kui poeglaps ei mõista valida head ja põlata kurja, ongi see maha jäetud maa. Ja et Jumala vaim hõljus seal vette kohal oli, siis tähendab, et lõi valmis projekti. Enne kui mingit tööd alustada, on tarvis ka teha projekt. Ja Jumal kinnitab alati oma projekti, mis on täiuslikku inimest. Inimest, kes on õigesti pihta saanud eluseadusele, reeglitele. Nõndamoodi, et ta on suuteline ka nende järgi elama. Sellepärast Jumal ütlebki, et saagu valgus ja valgus sai. See ütlemine on kestnud piltlikult öeldes Aadamast ja kestab siiamaani, sest Jumal puhastab kogu inimkonna puhtaks valearusaamade sõltuvusest läbi inimeste tunnistuste. Sellepärast ka Jumal ütleb, et ma paadutan, kelle tahan ja annan armu, kellele tahan. Kõigepealt paadutan ära inimese selleks, et teda lüüa ja löön selleks, et ravida. Et tegelikult pole olemas ei head ega kurja, vaid kõikidele, kogu loodule antakse olukorrad kõigile inimestele põhimõtteliselt parimad õppimiseks, nii nagu igaüks on võimeline seda õpetust omandama. Tähendab, kõik olukorrad antakse igale ühele parimad vastavalt igaühe vaimse arengu hetkeseisule. Selleks, et ta saaks edasi areneda. Nii et järjest uusinamini õppides inimene pidevalt omandades järjest õigemaid arusaamasid elukorraldusest, ta hakkab ka õigesti tunnistama ja tunnistused omakorda kujundavad tema mõtteviisi ümber ikka paremuse poole järjest edasi. Sellepärast ongi Jumal seadustanud siin maailmas ja kogu elu jaoks, kogu oma loodu jaoks kõrgemaks seaduseks vaimselt õige edasiarenemise seaduse, millel on kõik teised reeglid allutatud kui abivahendid kasvuks selle poole, et täita seda põhiseadust. Ja seda sama on ka kinnitanud kogu inimkonna, kogu rahvaste ajalugu, et kogu aeg on toimunud edasiareng. Küll on, nagu Jumal ütleb, et ma löön ja ravin, peksan iga poega, keda vastu võtan. See tähendab, et komistused on alati võimalikud, inimesed oleme kõik ekslikud, Jumal üks ja tema seadus, see on tark, täiuslik ja eksimatu. Ja sellepärast me oleme õiged üksnes sellepärast Jumala ees, et me oma eksimused alati andeks palume ja ise kõigile andestame. Sest teades, et nõnda me läheme alati edasi. Ja sellepärast Jumal ütlebki, et ärge muretsege ühti, sest ka muretsemine on patt. Sellepärast, et Jumal annab meile kõik olukorrad parimad õppimiseks, sellepärast, et tuleb lihtsalt leida probleemile lahendus, oma mõtteviis ümber kujundada õiges suunas. Selleks on tarvis alluda Jumala seadusele, reeglitele. Nii et kogu see piibel ja kogu see Iisraeli rahvaste ajalugu, see ongi kogu piibli kõikide rahvaste ajalugu. See sümboliseeribki tegelikult eeltähenduslikult seda kogu inimkonna arengut ja kõik need ka nimetused, mis seal on,
need tähistavad neid vaimse arengu hetkeseise, kõiki neid õpetusi, ideoloogiaid ja koolkondi. Ja nii et Abraham, kui keda nimetatakse, kogu Iisraeli rahvas tunnistab siiamaani kui oma usuisa, Abraham sümboliseeriski seda põhimõtteliselt samuti uut lepingut. Kui ja Abraham nimetati rahvaste isaks Jumala poolt, siis kui ta võitis 5 kuningat seal lahingus, mis põhimõtteliselt tähendas või sümboolselt, et inimene allutab oma mõistuse meele, et 5 meelt, millega ta kontakteerub selle maailmaga, et ta allutab need Jumala seadusele, reeglitele, sest üksnes nõnda hakkab ta ka õigesti nendest aru saama, et nende järgi elada. Ja kui ta seda tegi, siis Jumal nimetaski Abrami, see oli endine nimi, Abrahamiks. Nii et selle järgi alles see oligi, et maast muutse mõtteviisiga inimene sai vaimse mõtteviisiga inimesed. Sest ka esimene inimene Aadam tähendab ju tõlkes ju nii inimest kui samas ka maad ehk maast muutse mõtteviisiga inimest sümboliseerib. Ja Eeva, tema naine, see on tema osadus. Ja kelle pettis ära madu omakorda sümboliseeribki, et inimene, Aadam ja Eeva ja need madu ja kõik kokkuvõttes ongi, et sümboliseerivad inimkonda, kelle mõistus oli allutatud liha kontrolli alla, lihahimude, lihatahtmiste kontrolli alla. Ja kui ta sõi sellest hea ja kurja tundmise puust, mis sümboliseeris Jumala käsuõpetust, siis ta alles sai aru, nägi, et ta oli alasti ehk ei saanud üldse asjadele pihta, et ta oli patune, eksis kõigi eluseaduse reeglite vastu. Ja samas, et Jumal siis ajas nad välja sealt Eedeni aiast, sest Eedeni aeg tegelikult sümboliseeris Jumala projekti täiuslikust inimesest. Ja nüüd, kui see projekt oli juba nagu kirja pandud ja kinnitatud, siis hakkas selle projekti täidesaatmine pihta. Tähendab see ongi, et nüüd Aadam ja Eeva läksid välja ja nüüd algas pihta nende eluteekond. See kõik, et läbida kõik need arenguetapid, et jõuda, tähendab kõik arenguetapid olidki määratud ja on siiamaani määratud, tähendab, et inimkonna edasi arenguks ikka kogu aeg täiuslikkuse poole. Ja sedasama näitas ka Abraham. Kui Abraham oli võitnud need lahingud juba seal orus, siis ta eelmise lepingu ülempreestrit Melkiseedekilt ei võtnud vastu, ei toitu, ei lõivaid ega ei andnud ka ühtegi hingelist temale, mis tähendas, et ta ei tahtnud enam järgida, ta keeldus järgimast tõelise tarkuse asaini. Ehk kui oli tulnud uus leping, siis vana oli kaotanud kehtivuse. Ja tema ütles, et ma tõstan käe kõige kõrgema Jumala poole, et ma mitte midagi sinu käest ei võtta ja ühtegi hingelist ei anna. Tähendab, ei too vana õpetust, uue lepingu. Kui see on nagu võrdumine ka meie koolides, tavakoolides, kui lapsed on esimese klassi lõpetanud, siis teises klassis neil on uus õppeprogramm ja järjest nõnda läheb edasi. Järjest mida rohkem nad jälle lõpetavad, seda kõrgemaks tulevad nõudmisi. Tähendab, et haridustase kerkib, latt kerkib kogu aeg. Ja nõnda samuti oligi, et Abraham, Jumal käskis talle, et rakenda nüüd oma härjad ette ja võtta oma rahvast kaasa ja mine rändama. Ja kõikides maades, kus ta läbi läks, seal need tähistasid või sümboliseerisid tegelikult samuti kõiki neid inimkonna arenguetappe. Ja sest igale poole, mis maakondadest või maadest ta läbi läks, Abraham, sinna ta andis oma naise kohalikule kuningale. Ja